meile talima. Kaua te olete siin olnud? See on imeilus talu, mida te olete siin rajanud. Kaua selleks on aega läinud? Aastal 75 me tulime siia ja hakkasime mesilatse rajama. Hakkas pihta meie elatumine mesindusest. Te olete Olustvere esimese lennu lõpetajad. Leidsite teineteist sealt või olete juba lapsepõlve sõbrad, nii-öelda lasteaiast pärit? Olukord on natuke teistmoodi, sest me oleme ühes sünnitushaiglas, me oleme sündinud, ühes kirikus oleme ristitud, aga kokku saime Olustveres. Ja mesindus, mis tõi teid mesindusse? Alguses mesindusõpingutesse ja te olete nendest vähestest järgi jäänutest kursuslastest, kes veel tänapäeval sellest Olustvere lennust mesinduses tegutsevad. Kuna mina olen juba 3. põlve mesinik, ütleme nii, vanaisa pidas mesilasi, ostis Koppeli käest Eesti kuldkollast mesilase tõugu, mis postiga tuli talle koju. Ja kuna siis lapsed kodunt välja läksid, neid oli tal 9 last, igaüks sai kaasa juba mesilaspered 2 tükki. Nii sai ka minu ema. Nii et mul on sünnist saadik kodus juba mesilased olnud. Algul olid ikka väga tigedad see Eesti tume mesilane, nii et lapsepõlves ma tean, et mul olid ikka nädalate viisi silmad vahest kinni. Midagi ma ei näinud, kuna nad olid nii õelad. Hiljem siis isa oli traktorist, mesilased teda eriti ei sallinud, siis pidi mina ema aitama. Nii et lapsepõlves oli nii palju selliseid asju, et emale öeldi töö juures, et kuule, seal põõsas on nüüd mesilas sülem, kuule, kas sa tahad seda endale? Ema tuli siis lõuna ajal koju, võttis jalgratta, võtsime padjapüüri, mina istusin siis väike pätakas sinna pakiraami peale ja läksime siis seda sülemit ära tooma. Selle panime siis ilusti kenasti padjapüüri, mina hoidsin siis kinni, istusin pakiraami peal ja sedasi tulime siis sülemiga koju. Hiljem siis sain ma alati riielda, me läksime ikka mustade dressidega, tavaliselt taru juurde polnud ju siuksi riideid. Ja need mesilased olid suht tigedad. Siis nad tulid mulle seal kallale, ema ütles, sa pead niimoodi suitsu andma, et mesilased paluksid, et mis sa magad selle suitsikuga. Ja niisuguseid väikseid asju oli veel ja kui ma keskkooli olin lõpetanud, siis ma ei osanud midagi elukutseks valida kusagilt, siis ma lugesin, et mõtlesin algul, et ma lähen Räpinasse, võib-olla aiandus sobib mulle. Aga siis ma lugesin, et Olustveres on mesindus ja siis ma läksin Olustvere mesindust õppima. Siis ma teen selle asja endale selgeks, et ma vaatan, kuidas õieti siis mesindatakse. Aga nagu Endlamai ütleb, kes on 60 aastat mesinik olnud, et kui ma ta selgeks saaks selle mesinduse, küll see oleks imeilus elukutse. Vahur, mis sina arvad? On see imeilus elukutse olnud? Ei nurise, täitsa talutav. Sest ise mina olen meil peres mesilasi peetud, onu pidas küll mesilas, onupere. Aga Tallinnas ma käisin noorte naturalistide jaamas, seal aianduse ringi hooldada olid ka 4 mesilaspere, seal asi hakkas huvi pakkuma. Tallinnas koolis käies siis mesindusvalitsuses pakuti võimalused, kas poiss tahab minna taskuraha teenima Kullaru sofoosi piimatootmise peale 2 kuuks. Käisin seal tiiru ära, siis isa vaatas, et poiss mesindusega tegeleda tahab, ostis mesilaspered, ostis tarud, inventari ja nii lahti läks. Teil on omal lapsed, teil on lapselapsed. Kas te nüüd oma lastega teete samamoodi, et tarud kätte või on juba nad saanud nad kingituseks? Pesamunal on tegelikult 2 mesilaspere Vändras. Ja pesamuna on kui vana? Pesamuna on sündinud, mis ta siis on? 89. Nii et arvutage ise. Võtab mõtlema. Aga pesamunal on omakorda 2 last. Kuidas need pisikesed siin hakkama saavad nende mesilastega, sest teil on aias niivõrd palju tarusid ja alles siin ja Kas teie mesilased on tigedad? Seda peaks võib-olla lastelaste käest küsima, kes paljajalu siin ringi jooksevad ja pole siiamaani nõelata saanud. Tegelikult kõige vanema lapselapsega juhtus tõesti õnnetus. Me läksime
viima kanarpiku peale mesilasperesi ja kui me olime siis rõõmsalt kõik need pered seal metsas maha tõstnud ja ilusti autoga, siis ta oli meiega kaasas ilusti, autoga jõudsime siis mesilasse ja siis ta pani vanaemale käe niimoodi põlve peale ja kogemata jäi mesilane sinna alla, ta sai nõelata. Ja siis olid Eeriku pasunad puurusid. aga kõige väiksema lapselapse sai nõelata nii, et astus kodus valge ristiku peale, kus juhtus mesilane olema. Aga talus vapralt. No tema on ikka, ta on 1,5 ja tema on tagumik püsti ja kogu aeg vaatab neid ema mesilasi sealt lennuavast sisse niimoodi. Teil on palju mesilasperesid, eks ole, ja mitmes kohas laiali ja üks huvitavamaid kohti, kus veel tarud asuvad, on mis koht teil enda arvates kus teie ise kõige rohkem tahate nii-öelda käia tegutsemas? Kas seal kõige huvitavas kohas või lihtsalt oma sünnikodudes? Või oma koduaias siin? No nii ühes kui teises kohas, aga kõige huvitavam koht on Jakobsoni talumuuseum, kus on erinäolised tarud. Sest sinna me rajasime aastal 85 nii-öelda Jakobsoni tarudesse mesila osakonna. Aga lähme seda vaatama. Mis tarud need on siin? Need on nüüd Jakobsoni mesilastarud. Asi selles, et kunagi Jakobsoni talumuuseum oli Vändra katsofoosi osakond. Ja me tahtsime siia mesilat luua ja aastal 85 see õnnestuski. Ja siin aias nüüd 13 taru, neist 12 on mesilased sees. Ja miks selles ühes pole? Nad on siis ootel? Ei, seal on sellepärast, et seal hoiame lihtsalt käepäraseid vahendeid, nagu näiteks raamiliistu ja ühte kui Eesti kolmandat. Ja nüüd Jakobsoni mesilast, kui veel rääkida, kui toimus see taasiseseisvumine, siis tuli Eesti kroon oma rahaga tagasi. Ja kõige hinnatumale kupüürile, 500 kroonisele, pandi peale Jakobsoni näopilt. Ja mis jaoks? Sellepärast, et Karl Robert pidas mesilasi. Ja kas siis on need tarud tema ajast saadik siin või on need siis uuendatud? Need on uuendatud variant, päris tema ajast ei ole. Tema ajast on järgi üks raam, mis asub seal mesilaste majas, mille ta ehitas 1878. Sest Jakobson ise ka väga huvitatud mesindusest, seoses sellega ta endale ka talu ajametasse rajas mesila, pidas mesilasi 4 aastat, esines õpetatud Eesti Põllumeeste Seltsis loenguga, et kuidas peetakse mujal maailmas mesilasi ja miks meil sedasi ei peeta, et kuidas meil peaks mesilasi pidama. Et asi oli üks näitlikum, ta endal pidas ka mesilasi siis pakktarudes ja raamtarudes. Ja piltlikult tegi selgeks, et raamtarudes on tunduvalt otstarbeka mesilasi pidada kui pakktarudes. Aga kust teil tuli see mõte, et te jätkate ka siin Kurgjal seda mesindus, seda Jakobsoni aegset mesila pidamist? Ega muuseumisse teised tarud ei sobikski. Siin peavadki olema vanad arhailised Jakobsoni aegsed tarud. Aga kuidas teie siia sattusid just, et teie seda mäletate? Sellepärast, et Jakobsoni talumuuseum oli Vändra katsofoosi osakond. Ja siin toimusid mitmed majandi üritused ja loomulikult me tahtsime siia mesilat rajada, siis ümberkaudu on puhas loodus, siin on kanarpiku väljad ja loomulikult mesinik tahab saada iga kanarpiku mets, siis kunagi oli ta erakordselt hinnatud mesi ja ka praegu. Aga nüüd, kui vaadates teie talu, seda mesindust ja siin Kurgja mesindust, mis vahe on mesindamisel? On siin üldse mingit vahet ka? Füüsiliselt on see mesilaste pidamise tunduvalt raskem, sest raami mõõt on teine, taru mõõt on teine. Siin ei saa rakendada kaasaegseid mesindusvõtteid. Siin peab mesindama nii, nagu mesindati vanasti. Kui teil, ütleme, kaasaegsetes tarudes on, või tarusid kokku on ikka üle 100 nii-öelda, siis sellepärast te siin nagu vanu tarusid olete jätnud ainult siis need 13 alles, et aja kokku jõudmes ja rahvale näitamiseks. Kas külastajaid huvitab ka tarude selline tegevus või mesilasperede tegevus siin tarudes? Kui siin nagu ütleme, käivad külastajad ringi, tulevad nad siis tarude juurde ka uudistama? Tulevad jah, sest nad eristuvad teistest tavapärastest tarudest. Ja kui me siin toimetame, mett võtame, mingid töid teeme, siis külalised, kes on mesindust huvitatud, tulevad alati juurde vaatama.
muidugi me oleme siis mõnes mõttes paanikas, et äkki nad saavad nõelata. Ja kas saavad? Ei ole saanud. Kas need on sama sõbralikud nagu teil kodus? Sama tõug, sama sõbralikud. Nii et pole vaja panna hoiatussilti välja ettevaatust mesilased. Hoiatussilt tuleb ikka välja panna. Siin tegelikult oli, aga nüüd enam ei ole seda väljas. Värava peal, kui aed oli ümber, siis oli silt, et ettevaatust mesilased. Sest väga paljud külalised, kes on käinud, on imestanud, et miks mesilased nõela, siis me oleme selgeks teinud, et meil nendel mesilastel on nõel lõigatud. Et kui külaline tuleb, turist tuleb, kui ta nõelata saab, ega ta samasse kohta enam tagasi ei tule. Aga kuna ta nõelata ei saa, siis ta raudselt pöördub siia tagasi. Ja need külastajad usuvad teid naljalugusid ka või? Usuvad ikka. Nii, aga siin on kusagil ka külastajatele teie mett müügil. Jaa. Kas siin on kauplus või selline turismiinfopunkt? Rehedupaa peaks olema ja ma arvan, et on praegu ka lahti ja avatud. Me saame isegi sinna minna. Lähe vaatama. Oleme jõudnud siia Reheduppa ja Vahur siin sa ütlesid, et teie mesi on siin müügil. See on alaliselt siin müügil kogu aeg. Külalised, kes tahavad, alati tulevad ja ostavad. Lähe vaatame vähemalt, mis mette siin pakute. Ja mette ja kurja oma tarudest. Ja on see hea mesi? Väga hea. Sellega tegeldud ja tundub huvitav eriala olema. Tegelikult maal elades sa pead midagi siukest maalähedast tegema, siukest tööd. Te olete kui koolitajad, kursuslased käivad teie juures. On ka mingi vahe nüüd sellest, ütleme, kui te ise õppisite Olustveres ja tänapäeva mesindusõpilased? Oskate tege selles mõttes mingit vahet tuua? Tegelikult meil ei olnud koolitajateks absoluutselt selliseid professionaalseid mesinikke. Oli hobimesinik ja teine, kes tuli meile teooriat andma, lihtsalt oli, kuna ta Tartu Riikliku Ülikooli vist ei saanud midagi ainet, mida anda, tuli Olustveresse ja õppis täpselt samamoodi raamatutest ja kirjandusest seda mesindust, aga muidugi ta andis seda ka väga hästi edasi. Kas mesinikuks hakates on vaja tulla kursusele eelnevalt või piisab sellest, et võtangi raamatu lahti, küsin kuskil foorumist nõu? Päris ei ole siiski. Praegu ikka on tarvis eelnevalt endale selgeks, mida see mesilane kujutab, mida see mesindus kujutab. Aga mis on muutunud? Mesilane on ikka nagu mesilane? Või on Mesilane on jäänud samaks, haigused põhimõtteliselt on jäänud samaks. Haigused jäänud juurde, varatoosi sella ei olnud, kui meie alustasime. Nüüd on varatoosiga kaasnevad viirushaigused, mis on tunduvalt hullemad. Sel ajal oli põhimõtteliselt kohalik mesilane. Nüüd tuuakse ülemaailmselt sisse erinevaid mesilasemasid igalt poolt ja sellega tõenäoliselt tuuakse sisse ka halbu asju. Aga teie ise toote mesilasemad sisse Austriast? Me oleme toonud aastast 78 kogu aeg Austriast Carnica Singeri kasvatusest ja peame neid parimateks. Muidugi mitte ainult meie ei pea neid parimateks. Ka Soome kolleegid aastast 87 on nad teinud võrdluskatseid ja on leidnud, et Austria Carnica Singer on põhjatingimustes parim mesilane. Aga aitäh tänase jalutuskäigu eest ja ma loodan, et järgmistel kursusel